Ma tahtsin kõigepealt tänada inimesi, kes te vaatate meid kanalil, kes te jälgite meid. Ja miks ma tahan tänada? Just sellepärast, et meie jaoks on nagu see suund, et inimestele õpetada siis ja hoiatada ka vaimumaailma telgitagustest ja kuulutada evangeeliumi ja tuua inimesed siis nii-öelda välja sellest esoteerilisest maailmast, kus nad on siis nii-öelda eksitatud ja see on hästi oluline, mis on südames ja me näeme ka väga palju on juba head vilja andnud selles. Nii et meil on nüüd siis mingi aeg tagasi on olemas ka siis ametlik kontonumber, kus on inimesed teinud mõned inimesed on teinud annetusi ja ma ei tunne neid inimesi kõiki, et ma tahaks väga tänada omalt poolt ja meie tiimi poolt neid inimesi, kes on siis aidanud, et see töö saaks edasi minna ja sellel on rohkem nii-öelda suurem abi, kui te oskate seda üldse arvata, sellepärast et ilma selleta on see väga keeruline ja ma olen seda ka mitu korda juba maininud, et minu jaoks see töö on võtnud ikkagi täisajalised mõõtmed ja me tahaksime sügises ka avada nõustamiskabineti, Kristiga nõustamiskabineti uuesti, kus inimesed saavad siis privaatselt tulla ja rääkida ja palvetada ja kõik see ikkagi ju eeldab, et on ka nii-öelda erinevad toetusastmed. Ma olen seda mitu korda öelnud, aga ma sain kunagi lennukis, mulle väga meeldib lennukiga lennata. Sain lennukis kunagi ilmutuse, et seal on hästi palju aega, vaata kuhugi minna ka ei ole, istud lihtsalt selle kannatad. Ja siis Jumal nagu rääkis mulle, ütles nii, et iga teenistus, mida tema üles äratab, iga visioon, mille tema annab, nõuab nagu kolme nii-öelda nagu tala, mille peal ta seisab. Et üks on siis need inimesed, kes reaalselt lähevad, jutustavad, teenivad, kuulutavad, kes on nii-öelda sõnateenistuses rohkem või siis ka ülistusteenistus, palveteenistus, eks ole. Ma mõtlen inimesi teenimas. Teine on siis palveteenistus, kes palvetavad selle teenistuse eest. Et iga visioon, mille Jumal annab, eeldab ka seda, et on inimesed, kes palvetavad selle pärast kogu aeg, et see oleks Jumala plaanis ja kõik oleks hoitud ja kaitstud ja kolmas on siis see, kes finantseerivad, kes on kutsutud rahaliselt toetama seda. Nii et kõik need on olulised, et üks asi saaks toimida ja kuna ma neid inimesi ei tunne, kes on siis annetanud, siis ma tahan teid niimoodi avalikult tänada, sest muidu ma ei tea, kuhu kirjutada või kellele helistada. Nii et mina siis räägin kõigepealt, siis räägib Rauno ja siis me ülistame uuesti. Et jõuaks need kohale, kes tahavad siis ülistust kuulata. Nii, aga ma jagaks siis natukene sellest, mis mul südames on ja vaatame, kuidas siis Jumal neid asju juhib. On ju? Nii et tänud on siis ära öeldud ja usun, et nad jõuavad ka siis nende inimestele, kellele see kõik nii-öelda siis suunatud on. Nii et kõigepealt ma tahaksin natukene rääkida sellest, et selline küsimus nagu tekkis, et milline on sinu Jeesus? Milline on sinu Jeesus, keda sa järgid? Sest inimesed on väga tihti järgimas erinevaid õpetusi Jeesusest, erinevaid doktriine Jeesusest ja see tähendab seda, et meil on nagu kujunenud selline ütleme, erinev seisukoht, erinev vaatenurk sellest, milline siis Jeesus on. Ja mina ütleksin selle koha pealt, et meid ei ole tegelikult kutsutud doktriine järgima, vaid meid on tegelikult kutsutud Jeesust järgima. Ja see on nagu kõige olulisem asi, et me saaksime aru, et Jeesusel ei ole erinevad doktriinid, tal ei ole mitmed erinevad tõed, vaid tema on isik. Ja kui meie teda järgime ja õpime teda järgima, siis me saavutame ka selle eesmärgi, milleks tema on meid kätte saanud. Ehk siis tema on meid eesmärgiga kätte saanud ja meie saame selle kätte, milleks ta on meid kätte saanud. Ja kui me näiteks vaatame
ma ei räägi doktriini vastu, me ise ka õpetame ja väga tähtis on Jumala sõna õppida, see on kõik väga oluline, aga ma veel kord räägin, et sa käid koos Jeesusega, mitte koos doktriiniga. Et see on nagu see, et doktriin on suunanäitaja tegelikult, eks ole. Õpetus on suunanäitaja, mis suunab sind Jeesuseni, aga käid sa koos ikkagi koos temaga ja isiklik suhe on kõige alus. Ja sellised nagu huvitavad pildid tulid mu silmad ette, et kui väike laps sünnib sünnitusmajas. Nad sünnivad kuskil mujal ka juba tänapäeval, aga võtame aluseks, et ta sünnib siis sünnitusmajas, siis mida see laps vajab? Mida see laps vajab kõige rohkem? Kas see laps sellel hetkel, kui ta on seal sünnitusmajas ja ta on just alles sündinud, kas ta vajab kuulda seda, milline on selle sünnitusmaja arhitektuur või ajalugu näiteks, et kui kaua seal on nagu võib-olla juba sünnitusmaja töötanud või et kas ta tegelikult vajab seda, et meil oleks nagu üks selline arusaamine? Ei, ainuke asi, mida ta vajab süüa ja hoidmist ja armastust, on nii. Ta ei vaja mitte midagi muud sellel hetkel. Ja meie peaksime selle esimese asja hoidma alati silmade ees, et me ei pea koormama inimesi esialgu üle liigse õpetusega ja liigse targutamisega, vaid ta vajab reaalset toitu, mis teda päriselt toidab ja hakkab teda kasvatama. Ja see toit tuleb tihtipeale nii-öelda emalt-isalt, aga vaimne toit tuleb ikkagi selle kaudu, mismoodi meie siis kasvame Kristuse mõõtu mööda. Mina mäletan näiteks, ma just piiblitunnis rääkisin sellest, kuidagi tuli selline imelik näide, kes olid seal, need juba teavad, aga selline huvitav näide tuli, et ma ise, kui ma sain päästetud, kui ma tulin Jumala juurde, siis mu vaim oli nii tundlik, et ma tunnetasin ära, kus on sööki ja kus ei ole sööki. Et ma otsisin kohta, kus ma saaksin minna kogudusse ja Jumal juhtis mind, ma usun, ma palvetasin, käisin läbi mitu kogudust ja mitmes kohas oli selline tunne, ma praegu ei kritiseeri, ma räägin, see on autentne tunnistus lihtsalt. Ma läksin kogudusse ja ma tundsin, et ma läks nagu restoranis, kus menüü on võib-olla kuskil seina peal, aga süüa ei anta. Aga kõht on kangesti tühi, tahaks süüa saada. Ja siis ma läksin järgmisesse kohta ja läksin jälle tühja kõhuga minema ja ma mõtlesin, et huvitav, mis asi see mul on, et see ei ole rahulolematus, see on lihtsalt mingisugune sügav nälg minu sees, mis ei ole rahuldatud, mis ei ole nagu täidetud, mis ei ole kuidagi saanud nii-öelda, et ma saan nagu oma sisse selle teadmise, et ma sain nüüd täna süüa. Ja alles aastad hiljem ma mõistsin, et tegelikult ma olin nii-öelda pisikene tita, pisike beebi, kes vajas seda toitu just tema jaoks nüüd ja praegu. Ja siis, kui ma selle koha leidsin, kus ma seda toitu hakkasin saama, siis ma tundsin esimest korda rahu. Ma teadsin, ma olen nüüd õiges kohas, ma saan siit süüa. Ja samamoodi on meil oluline meeles pidada seda, et kui tulevad uued inimesed, kui tulevad inimesed näiteks päästmisele, siis me juhime nad kõigepealt Jeesuse juurde. Me ei juhi neid kuskile lihtsalt õpetusse või kuskile, vaid me kõigepealt juhime nad Jeesuse juurde, et nad hakkaksid nagu temas kasvama. Et see on nagu kõige olulisem minu arust, mis nagu peaks olema. Sest üks inimene kunagi ütles ka väga hästi nagu teise näite sarnase asja kohta, et kui inimene näiteks on autole jäänud ja lebab seal tänava peal, ütleme, ta on elus, aga ta vajab abi, ta ei suuda enam ise liigutada, veri jookseb võib-olla, kutsutakse talle kiirabi. Et keegi ei hakka sellel hetkel rääkima talle liikluseeskirjade täitmisest, et vaata, sa läksid vales kohas üle tee, et mis siis, et see veri jookseb edasi, inimene juba agoonias, eks ole, et sa läksid vales kohas üle tee, sa võib-olla rikkusid midagi, kas ma tahad, ma räägin sulle liikluseeskirjadest praegu uuesti, on ju, keegi ei hakka seda tegema. Kui inimene on hädas, siis ta vajab abi. Ta vajab tegelikult abi ja täpselt samamoodi on vaimses maailmas. Kui inimene on katki, kui ta on haige, kui ta on hädas, siis ta vajab tegelikult abi. Ta vajab seda, et me laseme Jumalal talle sekkuda ja palume, et Jumal võtaks selle kõige olulisema asja hetkel ja täidaks nii-öelda selle tema vajaduse. Ja ma olen kuulnud ka muidugi seda, et
kui me räägime vajadustest, ma olen kuulnud ka seda, et igasugused imed ja tunnustähed, ma ei tea, kuidas teie arvate, aga ma olen kuulnud seda isiklikult erinevates doktriinides, et imed ja tunnustähed jäid nagu apostlite aega. On keegi kuulnud sellist lõpetust? Mina küll olen. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et üks kirjakoht selline huvitav on Luukas, ta on siis Luuka 11 ja ma loeksin hästi lühidalt siin 20 salm alates mõned read, mis pani mind nagu mõtlema. Ja siin on kirjutatud, ent kui mina Jeesus räägib endast, on ju, ent kui mina kurja vaime välja ajan Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui vägev relvastatud mees valvab oma elamut, siis on vara rahus. Aga kui temast vägevam peale tuleb ja võidab tema, siis ta võtab ära kõik ta relvad, mille peale ta lootis ja jagab temalt saadud saagi välja. Et just nimelt see esimene lause, et kui mina Jumala sõrmega vaime välja ajan, siis on, mis asi juhtunud? Siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Ja kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et kui imed ja tunnustähed ja kõik selline vabastusteenistus oleks jäänud apostlite aega, siis kuidas üldse Jumala riik meie juurde tuleb? Kui need vaimud tegutsevad ikka endiselt. Haigused ju kimbutavad ikka inimesi endiselt, on nii? Et kui me arvame, et see jäi nagu sinna aega ja Jumal täna ei taha teha enam neid asju, siis kuidas me saame üldse, et Jumala riik tuleb inimese juurde? Mõistate? Kas keegi sai aru, mis ma räägin? Ma ütlen, hakkan otsast peale. See on esimene punkt. Et kui Jeesus pole täna see, kes ta oli eile ja kes ta on igavesti, nagu Piibel ütleb, siis kuidas üldse Jumala riik avaldub tänapäeva elus meie sees, kui me ei aja välja kurja vaime, kui me ei palveta haigete eest, kui me ei seo seda vägevat, kes inimeste eludes valitseb, et see võiks vangi võetud saada, et inimesed võiksid vabaks saada sellest kõigest, mis neid ahistab, mis neid seob. Et see kirjakoht ütleb väga selgelt, et kui me neid asju jätkame, kui me neid asju teeme, mida tema alustas, siis tuleb Jumala riik inimeste juurde ja inimesed annavad au Jumalale. Inimesed saavad vabaks ja see on esmane asi. Kõigepealt inimene peab saama vabaks, ta peab saama terveks ja näiteks kunagi minu pastor, kes oli minu pastor siis, ta on nüüd läinud juba igavikku ammu, pastor Allan Laura rääkis, et kui Eesti oli veel nii-öelda Nõukogude Eesti, siis nad väliseestlased palvetasid muidugi väga palju, et Eesti saaks vabaks ja tuleks ärkamine ja nii edasi. Ja seal oli üks inimene saanud prohvetliku sõna Eestimaa kohta, siis kui oli veel Nõukogude Eesti. Ja tal tuli nagu kõigepealt see sõnum, et Eesti rahvas, seal ei olnud mõeldud siis nagu poliitilist asja üldse, vaid Eesti rahval ei tule enne ärkamine, kui on see Kalevite kange vaim murtud. Ja alguses nagu ei saadud aru, mis on see Kalevite kange vaim või mis see siis on, mis peab saama murtud, et Eesti rahva süda avaneks Jumalale ja ta näeks Jumalat õige pilgu läbi. Ta ei näeks läbi selle, mida keegi arvab, vaid ta päriselt kohtuks Jeesusega. Et mis siis takistab seda, kes on see vägev, kes seob inimesi? Sest nagu me just lugesime, et vara on kaitstud, ehk siis inimene oma uskmatuses, oma võib-olla ebajumala kultuses on kaitstud, kui hingevaenlane tegelikult omab õigust teda siduda. See kolle tema sees kogu aeg toimib, see kasvab, mis iganes ta seal teeb. Aga kui tuleb Jeesus ja murrab selle ikke, selle inimese pealt, siis ta saab vabaks ja see vara riisumine, eks ole, see kõik, mis inimese sees vajab puhastust, see saab välja roogitud läbi tema sõrme, eks ole, nii nagu ta just ütles, siis Jumala riik tuleb sinu juurde. Ja kui see inimene sai selle sõnumi siis Kanadas,
siis ta nagu tõlgendas seda ka ja põhimõtteliselt ta ütles niimoodi, et noh, see käib ka teiste riikide kohta muidugi siin kandis, aga et Eesti on olnud hästi põline selline ebajumala kummardamisriik, kus on ikkagi kõik need igasugused šamaaniusundid ja igasugused maausundid ja kõik on nagu selline nii-öelda põlvkondade kaupa valitsenud Eestimaad tegelikult on ju. Ja samas see Kalevite kange vaim, kui ma hakkasin mõtlema, et noh, Kalevi poega me ilmselt oleme kõik lugenud kooli ajal, mõnel on see võib-olla lemmikkirjandus, võib-olla mõnel ei ole, et see on nagu müüt, aga tegelikult seal on üks rahvuslik uhkus, et meie kange rahvas, meie ei vaja Kristust, eks ole, me ei vaja ristiusku, me vajame meie oma usku, on ju. Väga paljud ütlevad, et meil on oma usk. Meil on oma usk, meie kummardame kadakapõõsaid ja ma ei tea, mida kõike veel, eks ole. See ei ole muide naljajutt, sellepärast, et mu isa, kui ta veel elas, läks üks hommikul õue väga vara hommikul ja pidi südamerabanduse saama, sellepärast, et üks vend oli põlvili kadakapõõsa juures ja kallistas kadakapõõsast ja pabises oma ette seal midagi habemesse. Ja kui isa läks meie maa peal ja kui isa läks ta juurde, küsis, et vabandage, mis asja te siin teete, siis ta ütles, et ma suhtlen temaga. Ma suhtlen kadakapõõsaga. Aga miks nad suhtlevad kadakapõõsaga? Minule tuli ka ükskord, meil oli üks suurem selline grillimine seal aastad tagasi minu abikaasaga ja siis ta kutsus sinna ka igasuguseid teisi inimesi, kes ei tundnud Jumalat, et nad tuleks Jumala juurde ja siis tuli ka üks kummaline kuju, paljajalu, ta tuli rongijaamast 4 kilomeetrit, pikk hõlst oli seljas, mõned tundsid teda veel isegi. Ja siis ma ütlesin, et mina usun nüüd Jeesust, et mina ei usu, et mingisugust maausku ja tahtsin talle tunnistama hakata. Ja siis ta võttis mu käe oma pihku, vaatas mulle otsa, ütles, milline raiskamine. Et te oleksite sensitiivine väga suurt ilma teinud. Et milline raiskamine, kummardas niimoodi minu ees. Ma ütlesin, aitäh, aga ma arvan, et see ei ole raiskamine. See on üks suur pettus lihtsalt. Miks ma sellest räägin, miks ma sellest kirjakohast räägin? See on nagu väga oluline aru saada meist, et me kõik ootame Jumala riiki, me teame, et Jumala riik on nagu meie sees pidi, eks ole. Me räägime, sest me teame neid kirjakohti, aga tegelikult, mida sõna ütleb, Jeesus ütleb konkreetselt, kui mina välja ajan kurja vaime Jumala sõrmega, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Ja tema on sama eile, täna ja igavesti, ütleb sõna ka, eks ole. Ta ei ole muutunud, mis tähendab seda, et me võime teinekord palvetada tunde, nädalaid ja päevi oma lähedaste pärast, et nad tuleksid usule. Aga nad ei tule selle pärast, et neil on keegi, kes neid seob. Keegi on, kes paneb vastu, kes ei lase aru saada. Ma ise vaidlesin kunagi ühe inimesega, kes oli väga raskesti haige ja ta ütles, et tema Jumalat ei usu, ta ei võta vastu, sellepärast, et temal on oma usk. Ja ma ütlesin, et aga miks sa ei võta? Jeesus on nii hea tegelikult. Ta ei ole mitte kunagi kellelegi midagi halba teinud. Ta on inimesi tervendanud, vabastanud, ta suri meie eest, ta löödi risti meie eest, ta tõusis üles meie eest, me oleme päästetud, meil on igavene elu, igavese elu lootus tänu temale, eks ole. Mis on temas halba, et sa ei taha teda uskuda? Ta ütles, ma ei tea ise ka, aga ärritab mind õudselt. Ja siis ma saingi nagu aru, et see ei ole ju see inimene, vaid tema tahe on vangistatud tegelikult, on ju? Tema meeled on pimestatud. Sellepärast, et keegi seob teda, kes ei lase tal tulla, sest tegelikult inimvaim peaks alati tahtma tulla Jumala juurde, on ju nii? Normaalne inimene tahaks ju tulla, kui meie mõtleme praegu mõistusega, eks ole. Aga mis asi on see, mis neid kinni seob? Miks nad ei taha tulla? Ja siis ma küsisin ta käest otse. Ma ütlesin, tead, armas vend, ta ei olnud muidugi vend, aga ta oli meesterahvas. Ma ütlesin, et kas sa tahad põrgusse minna? Ei. Ma ütlesin, et sa tahaks taevasse minna? Tahaks. Ma ütlesin, aga Jumalat sa vastu võtta ei taha? Ei taha. Ma ütlesin, näed siis, keegi valetab sulle kogu aeg. Sa tegelikult ju mitte keegi ei taha minna hukatusse, on ju? Kõik tahaksid saada taevasse. Aga sa ei taha seda Jeesust, sest miski asi ärritab, kui sa hakkad rääkima Jeesusest. Kui sa lähed seltskonda ja räägid budismist, kõik ütleb, ma ei räägi taas budismist, eks ole, aga ma räägin, see on näide lihtsalt. Kui räägid budismist, siis inimesed kõik tunnustavad sind. Patsutavad õrral, ütlevad, väga hea, sa oled oma tee leidnud, väga tore. Õnn kaasa sulle sinu teekonnal, eks ole. Sa oled teeline, sul on oma teekond, eks ole, käia. Väga tubli oled.
räägid mingist muus asjast, jällegi tubli, vaata kui tore, eks ole. Aga hakkad Jeesusest rääkima, inimesed jäävad kohe vait. Sa tunned, pinge tuleb õhku. Olete kohanud seda, on ju? Mingi pinge tekib äkki. Keegi ei tea, kuidas olla, keegi ei tea, kuidas käituda, keegi ei tea, kas peaks ära minema. Miks see pinge tekib? See on vaimumaailma konflikte. Seal ei ole mitte midagi pistmist inimestega. Sest inimene tahab saada Jumala juurde. Kes on tema loonud? Inimene tahab. Ja sellepärast on hästi oluline mõista, et enne, kui me läheme kuulutama või rääkima, me saame tegelikult aru sellest, et see on vaimne maailm ja meil tuleb käituda täpselt nii, nagu Jumal käitus. Sellepärast, et ära võta vastu seda õpetust, et imed ja tunnustähed on jäänud kuskile lihtsalt apostlite aega või tänapäeval on seda harva või tänapäeval on seda vähe või inimesed ikkagi võib-olla enam ei saa niimoodi terveks. Ära usu seda. Ära usu seda juttu. See on hingevaenlane, kellele meeldib, et me niimoodi usuksime. Ära usu seda juttu. Usu seda, mis sõna ütleb. Ja sõna räägib hoopis midagi muud. Ma ei tee pikalt, ma loen ühe kirjakoha nüüd. See on Markuse evangeelium 5. Ja see on see koht, mida me oleme siin ennegi lugenud ja teised loevad ja kõik kogused loevad selle kirja kohta 21. salmist alates. Ja ma ei hakka rääkima siin tervet peatükki ette lugema, kuigi võiks, aga ma tahan tähelepanu juhtida sellele, et see, mida sina sööd vaimselt, see tuleb välja sinu seest. Ja sinu uska ja sinu arusaamine ja see, kuidas sa tunned Jeesust, on täpselt see, mida sa oled endale sisse söönud. Mida sa oled lasknud ennast täita. Kui sa oled söönud uskmatust, siis tuleb see välja. Kui sa oled söönud sisse midagi, mis on Jumala sõna, siis tuleb see ka välja. Ja 21. salmist alates. Ja kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldale oli jõudnud, kogunes palju rahvast tema juurde ja ta oli mererannas. Siis tuleb üks koguduse koja ülemaid Jairus nimi ja langeb teda nähes tema jalgete maha ja palub teda väga ning ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas. Ma palun, et sa tuleksid ja paneksid oma käed tema peale, et ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja Matteuses ütleb ta tegelikult veel konkreetsemalt, see on siis Matteus 11 ja 18. Seal ta ütleb nii, minu tütar suri praegu, aga tule ja pane oma käsi tema peale, siis ta saab elavaks. Saate aru, jah? Ta ütles välja seda, mida tema uskus. Ta ütles välja seda ja sellepärast tunnustas Jeesus teda väga. Ja sama oli ka Veritabise naisega. Tulge siia poole, siin on veel kohti. Nii, mida ta siis ütles? Minu tütar suri praegu, aga tule ja pane oma käsi tema peale. Siis ta saab elavaks. See inimene lihtsalt ei palunud. Ta teadis täpselt, mis siis juhtub. Ta teadis, et ta ei saa ise hakkama selle asjaga. Aga ta teadis, et kui Jeesus tuleb, siis Jeesus tõlendab. Ta ei pannud lootust inimese peale või mingi õpetuse peale või mingi arusaamise peale. Ta teadis, kes on Jeesus ja tema Jeesus oli selline, et kui sa palud, siis ta teeb seda, mis sa paluda, vastavalt sellele, mis ta sõnas on tõotanud. Selline oli tema Jeesus. Seal ei olnud nagu mingisugust kahtlust või midagi. Ja samamoodi on see selles samas peatükis siis Veritabise naise lugu ja samamoodi see Veritabine naine, kes puudutas siis tema 6 palistust, mõtles iseenesest, saaksin ma vaid puudutada tema 6-sse, siis ma pääseksin. Ei olegi mitte midagi keerulist. Küsimus on lihtsalt see, milline on sinu pilt Jeesusest. Kuidas sina teda näed, mida sina oled temast kuulnud, kuidas sinu arvamus on? Kas tema on see, kelle käes sa haarad kinni ja ütled, palun aita mind ja usud, et ta teeb seda? Või sa hakkad mõtlema, ma ei ole ikka nii hea inimene.
ma ei tea, mis ma kõik teinud olen, äkki ta ei kuule mind millegi pärast. Äkki ma ei palveta piisavalt palju, äkki ma ei loe piiblit piisavalt palju, äkki ma ei anna häid ande piisavalt palju. Vaata, mis ma eile tegin, vaat see oli ka natuke nihu, mis ma eile tegin. Kas hakkad niimoodi mõtlema, siis sa oled iseenda päästja. Sellepärast, et sa vaatad iseenda peale ja arvad, et oma tegudest ja sellest, kui hea inimene sa oled ja kui palju sa piiblit loed, saad sa selle palve vastuse või sa usud, et ükskõik, nii nagu see veritõbine naine, ükskõik ta on oma vara ära kulutanud selleks, et saada arstidelt abi ja ta ikkagi ei saanud ja ta haarab kinni kuuepalisusest. Ja ta saab terveks sel samal hetkel. Isegi Jeesus ei palvetanud ta eest. See oli tema usk, mis tervendas seda. See oli tema usk, mis haaras kinni Jeesusest. Ja me rääkisime eelmine kord ka sellest ja me räägime järgmine kord ka veel. Me räägime nii kaua, kui me näeme palve vastuseid. Mina olen muidugi eriti hea kõneleja selles suhtes, sellepärast, et minu abikaasa suri üle pool aasta tagasi ja ma olin viimase minutini kindel, et ta ei sure ära. Vähemalt siis, et Jumal teeb ta terveks. Ma olin täiesti kindel selles. Me kõik olime. Aga nüüd on küsimus, kas minu usk muutub sellest, mis juhtus? Või ma usun endiselt seda, mida Jeesus on tõotanud? Ma usun endiselt seda, mis Jeesus on tõotanud. Ma ei kuuluta inimestele seda, et ühel hetkel see ei toiminda. Ja ma ei tea, mis on see põhjus. See ei kõiguta minu usku. Ma endiselt usun teda kui tervendajat ja vabastajat ja seda ainsat, kelle juurde me saame minna ja käest kinni haarata ja öelda, palun aita mind. Aga kui sa arvad, et äkki ta ei tee seda mingil põhjusel, siis on sinu sisse tulnud kahtlus, sinu sisse on tulnud uskmatus. Ja sa pead tegelema sellega, et sa vabaks saada. Kuidas sa tegeled sellega? Sa heidad kõrvale kõik kuuldu, mis sa kuskilt oled kuulnud ja võtad Jumala sõna ja asetad oma sisse Jumala sõna nendesse kohtadesse, kus su sees on uskmatus või kahtlus, sest sul ei ole mitte mingit teist asja. Me peame aru saama sellest, et isegi Jeesus, kui kurat tuli teda kiusama, läks tema vastu kirjutatud sõnaga. Ta ei läinud mitte mingi muuga. Ta ei öelnud kuradile, et kuule, see mees, mõtle ka, mis sa teed üldse. Sa tuled minule Jumala pojale, hakkad siin mingisugused kiusatusi pakkuma. Kuidas sa üldse saad nagu nii ülbe olla? Ei, ta ei öelnud ühegi sõnaga, mitte midagi sellist. Ta ütles, kirjutatud on. Ja ta seisis vastu nendes asjades. Ära kuula seda, kui keegi räägib midagi muud, kui Jumala sõna ütleb. Sellepärast, et see on see meie läbikukkumine. Muidugi, mis puudutab Alarit, siis seal oli üks moment. Me teinekord võib-olla ei tea ka täpselt, mis on meie usk ja ma ei hakka seda praegu analüüsima, aga seal oli üks moment, kus talle pakuti ühte ravi lõpupoole, millest ta keeldus. Ja mina küsisin Jumala käest, ta ütles, et küsi Jumala käest, et mis Jumal sulle ütleb. Kas ma peaksin selle ravi vastu võtma? Ja Jumal vastas mulle. Ta ütles, et ta ei vaja seda ravi, kui ta usub. Ja ma küsisin Alari, kas sa usud? Ja ma usun. Rohkem ma ei kommenteeri midagi. Et mõnikord me arvame, et usk on lihtsalt lootus või midagi, me loodame midagi, aga usk on 100%. Usk on see, et sa ütled nii, nagu ütles see Jairuse nii-öelda loos. Et kui sa tuled ja paned oma käete peale, siis saab terveks. On nii? Sa ei nagu mõtle, et kui sa tahad või kui kuidagi see võimalik on või. Ma räägin seda pidevalt, seda sama juttu, sellepärast, et meie uskmatus kaoks välja siit paigast ja usk tuleks asemele, et me saaksime elada seda elu, milleks Jeesus on meid kätte saanud. Ta on meid kätte saanud eesmärgiga, et me läheksime kõike maailma, kuulutaksime evangeeliumi, teeksime haiget terveks, paneksime käed haigete peale. On nii? Mina ei näe kuskil piiblis seda, et meid oleks lihtsalt sellepärast kutsutud, et me käiksime 30 aastat koosolekutel. Vabandust, aga ma ei näe seda piiblis. Et meie kogu usuelu piirdubki sellega, et me käime kord nädalas koosolekutel, kuulame, mis mees kantslis räägib, hullem veel kui naine räägib, eks ju. Et see ei ole see. Koguduses peab käima, on ju, Elimai. Piibel ütleb,
ärge jätke maha oma koguduse kooskäimist, see on õige, osalus peab käima, sellega ma olen täiesti nõus, eks ole. Piiblit peab õppima tundma. Terve piibel räägib meile prohveti jüngritest ja jüngritest ja muudest jüngritest, kes kõik käisid oma õpetajate järgi ja õppisid nende käest. See on ka õige, et me peame õppima, eks ole. Aga milleks sa seda õpid? Mis on sinu elu eesmärk? Kas see, et sa arvad, et sinu missioon on täidetud, kui sa käid 30 aastat, istud pingis lihtsalt, või see, et sinu elu muutub elavaks tunnistuseks Jeesusest. Et isegi kui sa lähed toidupoodi, siis sinu kõrval tuleb inimene võib-olla patutunnetusele. Mäletate, ma olen rääkinud ühte juhtumit, kus me kuulutasime ühe noore tüdrukule evangeeliumi. Iga päev käisin ta juures, rääkisin talle Jeesusest. Iga päev käisin. Ja ta ei kuulanud absoluutselt, ta ei tahtnud mitte midagi kuulda. Ja siis palvetasime seal väikse pundiga ja saime kõik täis püha vaimu. Ja me saime nii täis püha vaimu, et me järgmine päev üldse ei tahtnud midagi rääkida. Ja siis see tüdruk istus mu kõrval ja ma ei rääkinud üldse see päev mitte midagi temaga. Lihtsalt istusin, naeratasin oma ette, silmad särasid. Olin õnnelik. Olin lihtsalt nii rõõmusa, et ma olen Jumala laps. Ja siis ta nagu pani mulle küünanoogiga niimoodi vaikselt, ütles, seda Jeesus mina tahaks ka. Mitte seda, keda sa mulle pähe tuupisid siin kogu aeg, aga ma tahan seda, kes su silmad niimoodi särama paneb. Kes teeb sind õnnelikuks. Ja siis ma saingi aru, et vaja on tegelikult väga vähe. Vaja on see, et meie elu, et meie seest paistab välja Jeesus. Meil ei olegi rohkem vaja. Selleks, et inimesed saaksid puudutatud. Ja kui su seest paistab välja Jeesus, ära nüüd jälle hakka mõtlema iseenda peale. Ma juba tunnen, kuidas mõni inimene kohe vaatab juba peeglisse, mõtleb, et appikene, ma olen ju tegelikult nii palju läbi kukkunud ja ma ei tea, ärritun ja karjun ja vihastan ja ma ei tea, mis asjad kõik juhtuvad ja et minu kohta see jutt ei käi, et Jeesus ei paista üldse must välja. On ju nii? Inimesed muigavad, just kui oleks kuulnud või tundnud seda. Mida ma ütlesin just ennem? Sina ei päästa iseennast. Jeesus on su päästja. Kõik, mida sina saad tänu sellele, mida tema tegi, mitte mida sina teed. Ja mida rohkem sina annad talle maad, seda rohkem sina muutud Kristuse sarnaseks. On nii? Ja viimane asi. Ma tean, et kõik juba tahavad ise rääkida. Ma ei tea, kas on viimane asi, aga ma loodan, et on viimane asi. Viimane asi ongi see, et esiteks, milline on sinu Jeesus, milline ta on, kas ta on see, kes mõnikord aitab, kes mõnikord hoolib sinust või kes ta on. Aga viimane asi on see, et millise mõõdupuuga sa üldse ennast või nii-öelda kogudust mõõdad. See kõlab võib-olla keeruliselt, aga tegelikult kui sa vaatad, siis Jumala mõõdupuu on hoopis teistsugune, kui on meie mõõdupuu. Ja meie mõõdupuu on sageli selline, mis tagab või on ootusega välisele korrektsusele. Ehk siis, kui sa teed teatud asju piisavalt korralikult ja käitud korralikult ja oled tore ja nii edasi, siis on justkui nagu see linnuke kirjas, et sa oled nagu okei. Aga kui mina vaatan piiblit, siis ma näen, et Jumala mõõdupuu selles, kui palju Kristus sinu sees avalikuks saab, on hoopis teine. Ja see on see, et kõigepealt tuleb sinu ellu, kui sa Jeesusega käid tõsiselt. Mis asi see tuleb kõigepealt? Tuleb armastus. Kõige olulisem on armastus. Sul võib olla kõik tunnetus ja tarkus ja kõik asi, aga kui sul armastust ei ole inimese vastu, siis tegelikult see on tühine. Sellepärast, et inimesed kogevad seda armastust sinule kaudu. Ja see armastus ei ole hingeline armastus või lihalik armastus, sest hingeline armastus armastab seda, kes sind armastab. Aga ta ei armasta seda võib-olla, kes sulle haiget teeb, kes sulle halvasti ütleb. See on üleloomulik armastus, mis tuleb ainult Jeesuse käest. Ja see on see, mida maailm, nagu ma just sellest näitest tõin, tunneb ära kohe. Sa ei saa nagu olla silmakirjalik või kuidagi teeselda seda. Ta tunnetab ära selle vaimus, kas sa tegelikult armastad Jumala armastusega teda või mitte.
teine asi on see, mis muutub inimeste sees, kui nad tulevad ja saavad täis Jumala vaimu ja kohtuvad Jeesusega, on valu patuste pärast. See on ka asi, mida sina ei saa ise esile tuua ega esile kutsuda oma elus. Sa võid muretseda oma lähedaste pärast, kes on sulle kallid. Aga kui sa seisad ristmiku peal, kuskil tänava peal ja su kõrval on üks mees, kellel on 2 suurt tühja tarakotti ja ta haiseb parfüümi järgi, mille nimi on viin näiteks on ju, siis väga tugevasti, ja sa siis tunned, et sul on suur armastus selle inimese vastu. Sellepärast, et sa saad aru, et Jeesus on tema pärast samamoodi surnud ja see on võib-olla tema viimane võimalus anda, siis see on see üleloomulik armastus. See ei ole meie inimlik armastus, eks ole. Ja võt see on see asi, milles me peame, mis peaks olema meie mõõdupuuga iseenda suhtes. Et kui sa tunned, et sul ei ole tegelikult armastust inimeste vastu, kui sa tunned, et sind tegelikult üldse ei huvita, kas inimesed lähevad taevasse või ole enda vastu aus vähemalt, ära meile seda räägi, aga kui sa lähed koju ja sa tunned, et aga mind ei huvita see, kas nad lähevad põrgusse või lähevad taevasse, mis neist üldse saab, kas nad saavad päästetud, on ju, kas nad saavad vabaks, siis see peaks olema sinu mõõdupuu iseenda suhtes. Mitte see, kui palju sa kuskil kirikus käid või kui palju sa midagi kuskil teed. Sinu sisemusest hakkavad need asjad. Ja kui sa saad aru sellest, et sinu sisemuses peab esile tulema armastus, sul sisemuses peaks tulema valu ja siis, kui need 2 asja on koos, siis sa lähed ja seod seda vägevat, sest sa oled valmis minema ja kas või oma nii-öelda, ma ei ütle vabaduse pakule panema, aga sind enam ei huvita see, mis tagakius sellest võib tulla, kui sa lähed ja seod seda vägevat, et see inimene vabaks saaks, kui sa lähed ja julged astuda teenimisse, et oma eluga tegelikult olla tunnistuseks, mitte sõnadega, vaid oma eluga, et Jumala vaim sinu kaudu saaks inimesi puudutada, saaks tuua meeleparandusele, saaks tuua välja pimeduse maailmast. Ja ma ütlen, et see on Eestimaal väga tõsine probleem, see on tõsisem, kui ta oli 20 aastat tagasi. Igal ühel on mingisugune oma usk või mingisugune oma nõid või ta on ise nõid. Mul siin, ma hakka nimesi nimetama, ütles hiljuti üks inimene, et ei saa enam kellegiga suhelda, iga ühe sõprade abikaasa on nõid. Lähed ühe sõbra juurde, jälle abikaasa on nõid, lähed teise juurde, jälle abikaasa on nõid. Et see on nagu hästi populaarne. Aga kunagi, kui ma selle pärast palvetasin tõsiselt, siis Jumal ütles, et see tegelikult on kivi koguduse kapsaaeda. Et ma olen ju teil käskinud olla valguseks. Me ei saa eeldada, et pimedus ise trügib valguse juurde. Ei, ta ei tee seda. Ta on käskinud meil olla maailma valguseks ja minna pimeduse sisse, et kuulutada tegelikult head sõnumid. See on see, mis meil on öeldud. Et me ei saa oodata, et pimedus tuleb ise külla, koputab uksele, et tahaks, eks ole. Nii nagu rääkis meil kunagi see pastor Ants, mäletad, et vargad käisid öösel ja tagusid koguduse ukse maha ja viisid seal mingi kiriku kassa ära ja mis seal siis oli ja siis ma pidin sinna jutlustama, mille me järgmine päev ülistama, mäletad, mis me tegime seal. Läksime sinna, vaatan, koguduse uski pole enam ees. Aga pastor oli niivõrd hea huumorimeelega, ütles, et vaata, patuvalu on nii suur siin piirkonnas, et inimesed ei jõua oodata, millal hommikul teenistus peale hakkab, et tulid juba öösel koos uksega sisse, et saaks meelt parandada, et hea huumorimeel oli tal, eks ju. Aga tegelikult ei olnud see patuvalu, mis siis nii-öelda ust maha andis nagu lõhkuma, eks ole. Et me peame nagu aru saama, et Jeesus on seesama täna, eile ja igavesti. Ja ta tahab täpselt samamoodi täna, mitte lihtsalt sinu vajadusi täita ega tervendada, eks ole, see oleks väga imelik niimoodi mõelda, vaid ta tahab sinu kaudu sirutada sellesse pimedusse, et sina saaksid minna ja viia valgust. Ja selleks on vaja sul endal mõista seda, et sa vaatad ja analüüsid, mis ja kus on sinu usk ja milline on sinu Jeesus. Kas see Jeesus, kellest Piibel räägib või mingisugune selline, et ma pean hea laps olema ja häid tegus tegema ja siis ma saan nagu võib-olla õndsaks. Nüüd ma väga tahan teid julgustada,
julgustada ja lõpetan siinkohal, sest meil on täna Norra kuningriigi saadikud siin kohal, kes ka siis nüüd kõnelevad kohe võimsaid tunnistusi.